Oled sa kunagi mõelnud muusikast natuke teistmoodi? Me kipume seda võtma kui lihtsalt meelelahutusteks, taustamüra. Aga mis siis, kui ma ütleksin, et see on tegelikult üks kõige võimsamaid jõude, mis meie reaalsust kujundab? Lähme uurime seda asja lähemalt. Nii et jah, põhiküsimus ongi see, kas muusika on lihtsalt meelelahutus? See on see tavapärane mõte, eks ole. Lülitad raadio sisse, paned playlisti mängima, aga mis siis, kui see on midagi palju sügavamat? Ja kuulge, ma ei mõtle seda üksi välja. Neuroloog Oliver Sacks ütles selle suurepäraselt välja. Me oleme harjunud mõtlema muusikast kui kultuurist, aga see on teema, mis väärib tõsist teaduslikku uurimist. See tabab täpselt naelapea pihta. See pole lihtsalt kunst, see on bioloogia, see on teadus ja kohe näete, miks. Okei, lähme siis asja kallale. Päris teaduse juurde. Et muusika mõjust aru saada, peame me kõigepealt vaatama seda uskumatult keerulist masinat meie peade sees. Sest see, mis seal toimub, kui sa muusikat kuulad, see on ausalt öeldes täiesti ulmeline. See number siin, 86 miljardit, see on neuronite arv sinu ajus. Jah, sinu omas. Mõtle korraks sellele skaalale. See on sinu isiklik, sisemine universum. Aga oota, läheb veel pöörasemaks. See on nende neuronite vaheste võimalike ühenduste arv. 1 ja 15 nulli, kvadriljon. See on lihtsalt number, mida on võimatu päriselt ette kujutada. Ja et panna see perspektiivi, see on rohkem ühendusi, kui on elementaarosakesi kogu teadaolevas universumis. Mõtle selle peale. Kõige keerulimam asi, mida me teame, ei ole kuskil kauges galaktikas. See on siinsamas sinu kolba sees. Ja nüüd jõuame asja tuumani. Kui muusika sellesse võrgustikku siseneb, siis see ei ole nagu faili alla laadimine. See ei ole passiivne protsess. Ei, muusika on füüsiline jõud, mis hakkab seda võrgustikku ümber ehitama. Päriselt, füüsiliselt. Vaata neid punkte, see ei ole mingi luule, see on puhas bioloogia. Muusika muutab hall- ja valgaine koostist, see muutab su ajukoore paksust, see tekitab juurde uusi neuroneid ja see vallandab dopamiini samamoodi nagu kokaiin. Ning aktiveerib geene, mis muidu lihtsalt magaksid. Nii et jah, muusika ei ole lihtsalt meelelahutus. See on võimas bioloogiline agent. Okei, see on see, mida muusika teeb meie kõikide ajudega. Aga mis juhtub siis, kui sa mitte ainult ei kuula, vaid ka lood muusikat? Kuidas see kujundab kunstniku aju? Selgub, et see muudab selle lausa struktuurselt teistsuguseks. Helilooja Alfred Schnittke ütles midagi geniaalset. Suur tõde sünnib eksimusest. Selleks, et saada pärl, ei tohi kest olla steriilne. Mõtle sellele. Loovus ei ole täiuslikkus, see on just vastupidi. See on vigade, ootamatuste, selle räpasuse omaks võtmine. Sest steriilsusest ei kasva midagi uut. Ja see läheb isegi sügavamale. Filosoof Pavel Florenski rääkis, et tõeline looming nõuab sellist hämarat teadvusseisundit. See on nagu löök sinu olemuse pihta. See tähendab, et sa pead välja lülitama selle loogilise ratsionaalse ajuosa ja laskma intuitiivsel poolel võimust võtta. Muusika on üks paremaid viise, kuidas sellesse seisundisse jõuda. See ongi see suur erinevus teaduse ja kunsti vahel. Teadus tõstab seda, mida me juba teame, järgides loogilise rada, aga kunst vastab küsimustele, mida me pole veel osanud küsidagi. Kunstnikud on nagu inimkonna tundlikud antennid. Nad tajuvad asju ära aastakümneid enne, kui teadus neil järele jõuab. Näiteks Proust kirjutas mälust asju, mida neuroteadlased alles nüüd avastama hakkavad. Ja nüüd lähevad asjad tõeliselt suureks. Sest kui aju on nii võimas reaalsuse looja, siis tekib ju küsimus, kus on piir, kus lõpeb aju ja algab see, mida me nimetame päris maailmaks. Sa oled seda kindlasti kuulnud. Kui metsas kukub puu ja kedagi pole kuulmas, kas see teeb häält? Klassika, eks? Aga see pole lihtsalt mingi trikiga küsimus. See viib meid teadvuse olemuseni. Jah, füüsiliselt on seal õhus vibratsioonid, helilained. Aga kas heli kui kogemus saab olemas olla ilma teadvuseta, mis seda tõlgendaks? Ja siin ongi see point, mida füsioloog Uhtomski ütles. Objekti ei ole ilma subjektita. Mõtle raamatule. Kas see on raamat, kui keegi seda ei loe? See on lihtsalt paber ja tint. Sama on muusikava. Ilma sinu ajuta, mis seda tõlgendab, on see lihtsalt õhurõhu kuikumine. Muusika, nagu me seda tunneme, on sinu aju ja helilainete ühislooming. Tahad näha, kui veidraid reaalsusi aju ehitada suudab? Räägime sünesteesiast.
see on neuroloogiline nähtus, kus meeled on omavahel risti-rästi ühendatud. Näiteks heli stimuleerimine tekitab värvi- või maitseelamuse. See on nagu aken aju loomeprotsessi, mida enamik meist kunagi ei näe. Ja need näited on täiesti uskumatud. Mõned inimesed väidavad, et väikesed tertsid maitsevad nagu küüslauk või et G-noot kõlab nagu isa nina noskamine. Ja siis see helilooja Skriabin nägi D-nooti kollasena. Tema kolleeg Rimski-Korsakov nägi aga sama D-nooti kuninglikult sinisena. See tõestab perfektselt, et reaalsus ei ole midagi objektiivset. See on sügavalt isiklik looming. Lähme veel ühe sammu edasi. Mõtleme ajale. Meile tundub see nii kindel ja lineaarne, eks? Tik-tak, sekund sekundi järel, aga mis siis, kui see on lihtsalt illusioon? Meie aju operatsioonisüsteemi omadus, et maailmas kuidagi korda luua. Ja me teame ju, et see on tõsi. Meie ajataju on täiesti elastne. Emotsiooned, keemia, kõik see väänab seda. Igaüks teab seda tunnet, kui oled armunud ja tundeaega tundub nagu 5 minutit. Või vastupidi, kui oled depressioonis ja üks päev venib nagu terve aasta. Meie sisemine kell ei ole fikseeritud, see on subjektiivne. Okei, neid on olnud suured ja natuke hullud ideid. Aga toome selle kõik nüüd tagasi koju. Mis on selle kõige praktiline järeldus sinu jaoks siin ja praegu? Põhiline mõte, mille ma tahan, et sa kaasa võtaksid, on see. Sinu aju ei ole kõvaketas. See ei ole passiivne salvestusseade, mis lihtsalt võtab maailma vastu. Ei. Sinu aju on maailma ehitaja. See loob aktiivselt sinu reaalsust iga sekund. Ja see tähendab, et me peame mõtlema, nimetame seda informatsiooniliseks hügieeniks. Mõtle sellele iga laul, mida sa kuulad, iga raamat, mida sa loed, iga vestlus, milles sa osaled. Kõik see kirjutab füüsiliselt ümber sinu aju närvivõrgustiku. Sa ehitad ennast iga infokilluga, mille sa sisse lased. Ja see on püsiv. Mõtle sellele tobedale rämpslaulule, mida sa 10 aastat tagasi kaubanduskeskuses kuulsid ja mis siiani aeg-ajalt su peas kummitab. Sa ei saa seda kustutada, see on seal igavesti. See ongi see point, see, mida sa sisse lased, jääb sinna. Seega on ülimalt oluline valida, mida sa oma ajule söödaks annad. Nii et ma jätan sinud selle mõttega. Kui sinu aju on sinu reaalsuse autor, siis millise loo sa valid talle rääkimiseks, mida sa talle sisendiks annad, sest lõppude lõpuks see on sinu otsustada.